ütluse juurde, et palvetame korra. Tänu sulle, Isa. Isa, sa oled juba nii hea olnud. Halleluuja. Isa, sa oled juba rääkinud. Halleluuja. Ja Isa, ma tänan, et sina oledki see, kes on jagamas koguduses. Halleluuja. Isa, ma tänan sind selle eest, et sina oled koos meiega. Halleluuja. Ja ma tänan sind, Isa, selle eest, et see, mida me kuuleme igapäevaselt, on meil võimalus uuesti alustada. Igapäevaselt, Isa, meil on võimalus see otsus teha. Ma tahan muutuda, ma tahan seda teha paremini ja me saame seda teha. Tänu sulle, Isa, selle eest. Tänu sulle, Isa, et sa oled nii hea. Amen. Amen. Nii, millest ma täna jagan? Tugev vaim. Meil hakkas just Usu TV-s uus saade. Mul oli see skript juba valmis ja siis ma kuulsin, see on meele uuendamine ja seal hakkab pastor Jaanus rääkima täpselt sama asja. Ma ütlesin, see ei ole võimalik. Ja mulle meeldib see ja pastor Kai on seda hästi mitu korda öelnud. Me ei tea tegelikult ju, mis tema ette valmistab, mis mina ette valmistab. Ma ei teadnud, et see saade nüüd välja tuli, aga see on see, kuidas Jumala vaim liigub. Ja see on see, et ta kinnitab meid selle kaudu. Amen. Nii et see on nii hea ja see on nii vägev. Nad räägivad seal rohkem meele uuendamine on see pealkiri, aga mina hakkan täna rääkima tugevast vaimust. Niisiis, mina olen vaim, sina oled vaim, mul on hing, sul on hing ja me elame ihus. Kas ei ole huvitav, et see on nagu 3 dimensiooni? Ja Jumal ise on Jumal ise, Jeesus ja püha vaim. Jumal lõi inimese oma vaimu järgi. Amen. Ma ei taha öelda, et me oleme 3 ainus. Me ei ole seda. Aga me näeme, et ka meil on 3 dimensiooni. Kui sa vaatad nagu ümbrust ja kui sa vaatad maailma, siis põhiline 2 asja, millest inimesed räägivad, on hing ja ihu. Kas ei ole nii? Vaimne tervis. Kooliõpetajad. Koolis iga päev vaimne tervis. Igal poolt sa kuuled, kui oluline see on. Aga kui sa natukene süübid selle sisse, siis see ei ole ju vaimne tervis, millega nad tegelevad seal hingega. Ja? Ehk siis meie vaim on meie süda, meie seespinine inimene on meie vaim. Amen. Siis meil on hing, mis on siis kogu sinu intellekt, kõik, mis sul on, sinu teadmised, sinu tunded, sinu mis iganes, mõistus, tahtmine, emotsioonid, kõik selline on sinu hing. Vaata selline heitis hinge. Nad arvavad, et see hing on see, mis sul seal sees lööb, on ju? Ja kui see üks päev ei löö, siis sa oled surnud. Ei, see ei ole tegelikult niimoodi. Piibli kontekstis me ei näe seda. Ja siis on see ihu, kus me elame, jah? Ja see on ka üks huvitav asi. Kui sa vaatad, millega inimesed tegelevad, siis kõik me siin saalis võime suht niimoodi öelda, et see on kõige rohkem inimesed tegelevad oma ihuga. Kas ei ole nii? 1. jaanuaril spordiklubid või 2. jaanuaril kohta ei saa, kõik on puupisti täis. Nad on ka kuulnud seda lugu, uus algus. Kahjuks jätkub sellest ainult võib-olla jaanuari lõpuni, siis on kõik. Aga sa näed, et inimesed tegelikult päris palju spordivad ja tegelevad sellega. Kas ei ole niimoodi? Toitumine. Ma kuulsin seda vanat inimest ütles, mis nendel inimestel viga on, et nad enam süüa ei oska. Et sa pead nagu kogu aeg lugema selle kohta ja uurima, et seda polnud vanasti vaja. Inimesed said selle söömisega hakkama, on ju. Et mis nagu toimub? Aga sa näed, et inimesed välja nägemine. Ma ei räägi enam kosmeetikast, iluoperatsioonid. See on nagu massiline tegelikult. Tätoveeringud. Kuidas kõik inimesed tegelevad oma ihuga. Ma ei ütle, et see ei ole üldse oluline, mis me oma ihuga teeme. Absoluutselt mitte. Ja me vaatame kohe seda. Meil on täna päris palju kirjakohti, hakkame kohe vaatama. 2. Korintuse 4, 16, 18. Ei, ma juba olen ühest kirjakohast mööda läinud. Ent ma oleks seda vaatanud. 1. Thessalonika 5, 23. Teeme ikka kõik korralikult, nii nagu kirjas on. 1. Thessalonika 5.23, mis puudutas veel vaim, hing ja ihu. 5.23 ütleb, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim, hing ja ihu säilitagu laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Ehk siis vaim, hing ja ihu ja ta ütleb, need säiligu laitmatuna. Ehk siis sa pead sellega tegelema. Kas ei ole nii? Sa pead hoidma neid nõnda nimetatud töös ja veel laitmatud. Nii. Siis nüüd me lähme selle ihu juurde. Vaatame kõigepealt ihu, vaatame hing ja siis me lähme selle kõige tähtsama juurde, mis on vaim. Ja nüüd lähme 2. Korintlase 4. 2. Korintlase 4.
16 ja 18. Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb, päris õudne sõna kõduneb, või vananeb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt, sest see silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuidele asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamad, aga on igavesed. Ta ütleb, et see ihu, milles meil on. Ja kas sa tead see, et see ihu ei ole see leasingauto, et 5 aastat ta tuleb uus? Ei, sa sünnid selles ihus ja see on sul kuni sa siin maa peal elad. Kas või 100 aastat. Selle eest peab vaeva nägema. Oled sa nõus minuga? Sa pead selle eest vaeva nägema, sa pead sellega tegelema, aga see ei ole kõige tähtsam. Ehk siis, kui sa vaatad maailm, millega nad tegelevad, kui sa võtad inimene, siis see, millega nad kõige rohkem tegelevad, ei ole kõige tähtsam. See on Jumala vaatepildis tähtis, aga siiski tagantpoolt kõige viimane. Kas see ei ole niimoodi? See ei ole nii tähtis. Sa peame oma ihu eest hoolt kandma. Nii, ja 1. Timoteuse 4.8. 1. Timoteuse 4.8. Sest ihulikust harjutusest on pisut kasu, aga Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele. Sellel on käesoleva ja tulevase elu tootus. Isegi Piibel ütleb, et sellest füüsilisest harjutusest on pisut kasu. Sellest on kasu. Amen, sellest on kasu. Ma ei taha üldse öelda, et see on täiesti ebaoluline. Sa ei pea sellest hoolt kandma, nii edasi. Ei, sa pead sellest hoolt kandma, sa pead vaatama, mida sa sööd ja nii edasi. Aga see ei ole kõige olulisem. Jah? Aga sellest on siiski kasu, pisut kasu. Ja inimesed hoolitsevad oma ihu eest ja natukene siis selle vaimse tervise raames nad hoolitsevad ka võib-olla oma hinge eest, hariduse eest, see, mida nad teavad, see, mida nad võib-olla oluliseks peavad, nende mõtted ja kõik muud asjad, ka selle eest nad peavad hoolt, aga mida nad absoluutselt, mille eest nad hoolt ei pea, on nende vaim. Inimesed üldse ei teagi, et nad on vaim. Kui sa ütled kellelegi, et sa oled vaim, siis on see on pigem see, et ma ei tahagi midagi sellest teada. See tundub nagu hirmu äratav. Kas ei ole nii? Vaim. Piibel ütleb väga selge, et me oleme vaim. Ja õpetussõnad 4. Õpetussõnad 4.20.23 ütleb, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära kaota need enesel silmist, hoia need oma südames. Paned tähele, nüüd tuleb süda mängu. Sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks koguda ihule, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja see on üks geniaalsemaid kirjakohti minu jaoks, päriselt ka. Sest Jumal toob siin välja, et süda on kõige olulisem. Me teame, kui süda enam ei pumpa, siis on kõik sinuga, on ju? Aga ka vaimselt on süda kõige olulisem. Sinu vaim selles ihus on kõige olulisem. Amen. Ja sellepärast me peame olema teadlikud sellest, mis meie vaimus toimub, kas me oleme tugevad või nõrgad ja milline kaal on sellest edaspidi, mida näiteks vaim teeb hingega ja ka ihuga ja millest me näeme, kas me oleme tugevad või me oleme nõrgad või kas me oleme küpsed või meil on veel päris pikk maa minna ja seda ma tahaks täna vaatama teiega hakata. Niisiis, süda on kõige olulisem. Ja see on ka huvitav, sest inimesel võib olla isegi üks organ, tal võib olla ainult üks kops, tal võib olla üks neer, erinevad muud organid võib-olla, mis ei funktsioneeri ja inimene ikkagist elab. Täiesti isegi nagu edukalt elab. Aga kui süda enam ei löö ja seda me teame, et meil on ainult üks ja ka vaimses elus sul on ainult üks süda. Sul ei ole rohkem neid ja sa ei saa juurde. Jah, ainult üks hea uudis on, kui me oleme uuesti sündinud, siis me oleme uuesti sündinud meie vaimus. Ja see ongi, mis uuesti sündimisel sünnib üldse uuesti, on meie vaim. Meie seespidine inimene. Meie hing ei sünni uuesti ja kõige hullem on muidugi see, et ihu ei sünni uuesti. Seda ma olen mõelnud, et see oleks äge, on ju? Et siis saad täpselt sellise skripi teha, nagu tahaks vaata, on ju, ja siis palun. Ei, see ei ole, Jumal ei ole nii loonud. Jah? Vaim sünnib uuesti. Me saame täiesti uueks loodud. Kõik, mis ennem seal oli või on, see on läinud ja sa sünnid uuesti. Ja ma arvan, et see on nii suur probleem kristlastele, kes on siis just päästetud saanud. Ja nad on uuesti loodud see, et nad enam ei pöördu tagasi vana asjade poole. Sest kõik need harjumused on sul küljes. Kas ei ole nii?
sa sünnid uuesti, sa võtad Jumala oma südamesse vastu, see ei lõpeta ära sinu harjumusi. Kõik see, mis sa tegid ennem, see, mis sa hommikul tegid enne, kui sa tulid kogudusse ja said päästetud, see on ikka sinuga. Kas ei ole nii? Seesama liha on sinuga, isegi kui sa ei ole selle eest hästi hoolt kandnud ja oled teda pigem võib-olla isegi kuritarvitanud, see liha on ikka sinuga, aga vaim on meie sees, mis saab uueks loodud, mis on tegelikult kõige olulisem, mis on nagu väga hea uudis juba minu arust. Nii, mulle meeldib ehitus. Ühel koolitusel ma ütlesin, mis teie hobid on? Ehitus. Mida sa ehitad? Päriselt, mulle meeldib ehitus, mulle meeldib majade ehitus, mulle meeldivad ehitusmaterjalid. Iga kord, kui Muhus tuleb järgmine päev ehitusmaterjali mingi koormas, ma ei saa väga magama jääda, ma olen nii elevil sellest. Ja? Mulle meeldib, päriselt mulle meeldib, huvitav on ju, mulle meeldib, kogu aeg on meeldinud. Ja tead, mis mulle kõige rohkem meeldib? Hoone vundament. Äge asi. Meil hiljuti, ma olin täiesti üllatunud, jah, vanad majad väga palju paekivi vundamenti, on ju. See segu, sa mõtled ammu kulunud, see paekivi, mis see on. Meil murdus naabri hoovist, meil Tallinnas murdus meeletult suure puu oks ja meie seal vahe, poolenisti päris nii, et maja nagu ei ole päris selle seina taga, aga ikkagi päris suur meie see sisehoov on, siis see paekivi sein on seal. Ja see meeletu suur oks kukkus selle peale ja käis jõudne jumakas. Ja Jan tõusis üles ja küsis, öösel täiesti, mis see oli? Ja mina ütlesin, ilutulestik. Magasime edasi. Hommikul Jan tuleb, Tiina tule. Me pead selleks minema teise tuppa nagu. Läksin, et tule vaatama ilutulestikku. Aga tead, mis oli huvitav? See oli tõesti meeletult suur oks ja kõik need oksad ja nii edasi. See müür oli täiesti selge. Seal ei olnud mitte midagi, see müür oleks võinud sodiks olla seal. Hästi ehitatud paekivi müür oma nende mökside ja asjadega, mis nad tegid, hästi ehitatud. Ja mis on hoonel kõige tähtsam? On vundament. Sa võid ehitada meeletu villa. Super kõik. Aga kui seal ei ole vundamenti, siis võib-olla see aasta lõppu ei näegi see hoone. Kas ei ole nii? See vundament on nii oluline. Ja me teame, Piibel ütleb, lähme Matteuse evangeelium. Lähme Matteuse 7. 24-29. Iga üks nüüd, kes mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, on võrrelda mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule ja ränksadu tulid ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja iga üks, kes mu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järele, on võrreldav jõleda mehega, kes oma koja ehitas liivale ja ränksadu tulid ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda ja ta langes ja tema langemine oli suur. Ehk siis see vundament, nagu hoonel on väga-väga tähtis, on ka meie elus ülioluline ja see on sinu vaim. Jah, see on kõige olulisem asi üldse. Mulle meeldis, kuidas Jan ütles seda, et kus sa oled sündinud, mis koolis oled käinud. Jaa, see on võimalik, et kui sa oled nagu võib-olla rikkamas perest pärit või mis iganes, et sul on võib-olla rohkem võimalusi olnud ja nii, aga ikkagi sa oled sina see, kes pead neid kasutama. Sina oled see, kes pead sellest midagi tegema. Ja sellepärast see ei ole nii oluline. Kõige olulisem on see, mida sina teed oma elus ja oma eluga. Kuhu sina ehitad oma elu? Kas see on üks kalju siis jah, see tugev paekivi või ütleme üks tugev paneel, need plokid või mis iganes, mis on tõesti tugev. Ma tean, et vundament peab olema vähemalt meeter kõrge. Ja see tuleb ehitada sügisel ja talve peab seisma, kui hakatakse sinna peale ehitama. Ja see peab olema vähemalt, et ta peab olema korralikult, armatuur peab olema, et ta on seotud, et ta on tugev. Ja kui sa juba ehitad 3-kordset maja, siis sellest meetrist ei piisa. Ja sa pead seda soojustama, seal on nii palju asju, see on põnev, on ju. Ma näen teie põnevust. ja see on hea asi. Ja see on see, mis räägib ka meie elust. Kui sa tahad head elu, kui sa tahad tugevat elu, mis tähendab, et need tuuled tulevad, tormid tulevad, meil just oli siin uudne torm, on ju. Mitte midagi meie asjadega juhtunud tänu Jumalale. Aga me näeme, et seal juhtub asju. Kas ei ole nii? Torm tuleb, puud kukuvad, majad lähevad, lammutavad, inimesed saavad surma. Seal on asju. Ja see on need loodusnähtud, mis meil on hea mõista, aga tulevad muud tormid sinu elus. Haiguse rünnakud, igasugused probleemid tulevad su elus. Me ei ole nendest kuidagi nagu ära lõigatud, need tulevad see elus. Küsimus on see, mis juhtub sinuga. Kas sa jääd seisma või mitte? Ta ütleb, et see langus oli suur. Nii et see on hea, et meil oleks tugev vundament. Ehk siis, et meil oleks tugev vaim.
Nii, kui beebi sünnib vastsündinu, siis kas ta on nagu 5% inimene? No ta on nii väike, 3,5 kilo, ta nagu polegi teist. Kas ta on nagu 5% inimene või 100%? Ma ei tea, 25. Ei, ta on 100% inimene. Amen. See on hämmastav, aga mõtle, tal on sama palju lihaseid ja luid, kui on olümpiavõitjal. Jaa, tal on sama potentsiaal õppida muusikat ja luua muusikat, nagu oli Mozartil. Tal on samasugune võime mõista füüsikat, keemiat, matemaatikat, nagu oli Einsteinil. See beebi. Tal on see potentsiaal olemas, kuigi ta on vastsündinu. Ja ta justkui ei tea ega mitte midagi. Ta on ainult sõltub oma füsioloogilistest vajadustest. Ei mitte millestki muust. Ta ei oska midagi, ta ei oska midagi muud tahta, aga see potentsiaal, mis Jumal on sellesse vastsündinu pannud, on kõik olemas, nagu võib olla ükskõik kes suur inimene, täiskasvanud inimene. Aga tal puudub areng. Kas ei ole nii? Sellepärast ta ei oska mitte midagi. Ta ei saagi osata, jah? Sest tal puudub areng. Tal on see potentsiaal, on kõik olemas, et saada kellekski, aga tal puudub see areng. Mõtle, maailmas elab siis meil 8,2 kuni 8,3 miljardit inimest. Jälle need numbrid. Jan, ma olen liiga palju kuulnud sinu ütlusi. Ma hakkan ka nendest arvudest rääkima. Kas sa tead, kui palju on maailmas kirjaoskamatuid? Pakkuge. Kirjaoskamatud inimesed maailmas. Jan, ütle nüüd kohe, kas see on 20%? 700 kuni 800 miljonit inimest. 9, 10%. Kas sa kujutad ette või? Mõtle siin praegu. 700 kuni 800 miljonit maailmas täna on kirjaoskamatu. Nagu meile justkui me ei kujuta seda ette. Kas tal on see potentsiaal olla kirja osata? Absoluutselt. Ma saan aru, ta elab ja ainult 5% on tegemist mingi füüsilise puudega või midagi, et ta ei suuda kirja osata. Ja ma saan aru, see koht, kus ta tuleb, see koht, kus ta sünnib, see ümbruskond ja nii edasi ja sellepärast ta on kirjaoskamatu. Aga see potentsiaal, et ta oleks kirjaoskaja, on absoluutselt olemas. Sünnipäraselt, nagu meil kõigil siin Euroopas. Niisiis, me sünnime uuesti vaimselt seesmise inimese poolest, siis me oleme vaimsed beebid. Need samad beebid. Sa sünnid küll uuesti, aga sa oled vaimselt välja arenemata. Sinu vaim saab uueks loodud. Amen. Hea uudis, kõik siin saalis on. Jah, uued loodud. Aga sul puudub areng. Su vaimus puudub areng. Miks? Sa ei ole kokku puutunud Jumala sõnaga piisavalt, sa ei ole käinud koguduses, sa ei ole palvetanud. Sinu vaim ei saagi olla arengut. Täpselt nii, nagu see beebi sünnib. Mõistad? Ta just sünnib, ta on 5-päevane, tal ei saa olla arengut, et joosta. See lihtsalt on võimatu, kuigi see potentsiaal tema ihus on olemas. Ja nüüd on sama meiega, kuna me oleme vaimud, siis see potentsiaal meie vaimus, mis on uueks loodud, on olemas, aga meil puudub vaimne areng. Me saame kõik aru sellest, et see beebi areng on seotud ajaga. Eriti Eesti riigis või üleüldse Euroopas. 18 kukub, siis täisealine kõik, täiskasvanud. Ei ole vahet, mis sa tegid üks päev varem. Ja? Siis kui sa oled 18, siis nagu une pealt keskööl täiskasvanud kõik. Nii. See on ka päris huvitav. Aga me näeme, et inimene saab ajaliselt täiskasvanuks. On ju? Vaimses arengus, kuidas on? 30 aastat koguduses käinud. Ja tead mis? Sa võid olla beebi. Sa võid olla vaimselt beebi. Hebra 5.12 räägib sellest. Hebra 5.12. Sest teie, kes aja poolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetatakse Jumala sõnade esimesi algeid.
ja olete saanud nende aruliseks, kelledel läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Paulus räägib, see on täpselt see, millest ta räägib. Ajalises mõttes on see kesköö tulnud ja see peaksid olema täisealine. 18 aastat on täis saanud. See on lihtsalt, ma toon teile näitlikult, ma ei tea, mis see nagu, ta mõtleb nagu vaimses, kui ruttu me saame täiskasvanuks. Aga ta ütleb, ja vaata, ta ütleb jälle. Et võib olla ka see, et vahepeal sa oled juba tahket rooga saanud. Ja nüüd sa vajad jälle piima. Ja see piima tarbimine tähendab seda, et sa oled vaimselt väga ebaküps. Sa ei ole võimeline üldse võtma tahket rooga. Sa pead jälle, et üldse areneda jälle, jah? Mis see beebi hakkab, mis seda üldse hakkab arendama? Piim, väga palju. Kas ei ole niimoodi? See on tema ainuke toit, mis ta saab, on piim. Ja sellest hakkab kasvama, sellest hakkab arenema. Ja meil on see, me näeme paralleel Jumala sõna. Kas ei ole nii? Aga ta ütleb, et Jumala sõna on ka erinev. See, et kas me saame neid algteadmisi või me saame juba midagi rohkem. Ja see räägib meie vaimsest arengust, meie vaimsest tervisest. Kui me oleme vaimus tugev või vastupidi, mis tähendab siis, kui sa oled vaimus nõrk? Kui sa oled vaimus nõrk, siis mis on sinust tugev? Kui sa oled vaimus nõrk, siis mis on tugev? Täpselt, liha, sest teist võimalust ei ole. Sinu meeled ei ole uuendatud. Kõik see, mis on näed, on see, mida ma usun, siis see, mis sünnib, see on täpselt nii, mis ütleb, see, mis naaber ütleb ja mis arst arvab ja nii edasi, see täpselt kõik nii on, see, mis uudistes ka öeldi, see kõik nii on ja üleüldse see ongi see mu elu ja jama ja kõik nii edasi ja üleüldse pole midagi mõtet, sest sa oled lihalik. Sa ei uuenda oma meeli, sest see potentsiaal sinus meeli uuendada on olemas. Sest sa oled vaim ja sa oled uuesti sündinud. See potentsiaal on olemas. Aga kui sa seda ei tee, siis sa oled lihalik. Ja vaatame, mis on liha. Galaatia 5 lähme. Ja me lähme 5. aga me loeme seda peatükki natukene niimoodi edasi-tagasi, teistmoodi. Kõigepealt, kui sul on tugev vaim, siis tugev vaim toob esile vilja. Kas see ei ole nii? Kui on tugev õunapuu, täismahu õunapuu, siis ta toob esile vilja. Kui see õunapuu on alles istutatud ja on hästi nõrk, ta ei too vilja. Üldse viljapuu ei too vilja, kui ta on alles istutatud või ta on nõrk puu või ta on haige puu, ta ei too vilja. Aga kui on tugev puu, siis ta toob esile vilja. Ja ta ütleb, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. See on see, mis on vaimu vili. Kõik, kes tahab? Kes tahab sellist vilja kanda? Pooled. No okei, siis need pooled tahavad seda, mis me nüüd hakkame edasi lugema. Teie valik. Nii, lihategu, Galaatia 5.19 loen. Aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kilkkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast. See on lihategu. Nüüd sinu valjed, kumba sa tahad? Pooled, ma ei hakka küsima, kes tahab lihategusid teha, aga pooled vähemalt saalist oled tahtsid teha vaimu vilja kanda. Nii et ma lähen sellest nagu edasi. Et ütleme niimoodi, et kui sa tahad kanda seda head vilja, mis vaimus tuleb esile, see on vaimu vili, pane tähele. Jah? Siis sa pead seda vaimu tegema tugevamaks. Kas see ei ole nii? Sest vastasel korral sa teed lihategusid. Ja nüüd ta ütleb, Galaatia 5.16, aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihaimusid, sest liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu, need on üksteise vastu, et ei teeks seda, mida te tahate. Ja see on päris suur ilmutus meile. Me sünnime uuesti vaimselt. Jah, su vaim on uueks loodud. Jumala sõna läbi sa saad uuendada oma meeli, et käia vaimus, et kanda seda vilja. Ja kui sa seda ei tee, siis on see liha, sinu liha, meie igaühe, kes siis natuke parem ja kes nagu halvem inimene, kellel paremad harjumused ja kellel halvemad harjumused, kuidas iganes, see on see, mis valitseb. Kas ei ole nii? Ja need kaks on üksteise vastu. Ja kõige hullem on nüüd see, et kui sa ei uuenda oma meeli, siis see meel on lihaga üks ja su vaimu vastu. Ja kes võidab, kui on 2-1? On nii. See üks ei võida.
ta on nii nõrk, et ta ei suuda olla selle vastu, sest see liha, mida sa näed ja tunned ja kuuled, on niivõrd tugev. Ja kui su meel ei ole uuendatud Jumala sõnaga, siis see võidab su ära. Sa oled nõrk. Miks on nii tihti, kus kristlased ütlevad, need mõtted tulevad, ma ei saa midagi teha, need mõtted tulevad ja ma mõtlen neid mõtteid. Ja meie pastor on toonud kordades seda näited ja teate seda näited, et sa saad kontrollida oma mõtteid. Ja ma olen mõelnud selle peale, et tama asi on muretsemine. No ma ei saa mitte midagi teha. No jälle see mure tuleb, no jälle see, no kus ma saan, no kuidas see läheb, ma ei saa midagi teha. Sellepärast ei saa, et su vaim on nõrk. Ja siis see liha ruulib koos selle meelega, koos selle hingega, ta ruulib. Absoluutselt. Ja sa mõtled, miks on nii ja miks on naa, sest sa oled vaimselt nii nõrk. Ja see on see põhjus, sest vaim ja liha ei saa kunagi üheks. Ma küll oleks tahtnud seda, kui ma sain uueks loodus, ma oleks tahtnud uut ihu võib-olla ka, jah? Ja võib-olla 10 aasta pärast tahaks ka uut ja siis jälle 10 aasta pärast uut, jah? Aga see on võimatu, ma ei saa seda uut ihu. Sellega pean hakkama saama, mis on ja seda hästi üle hoidma. Kas see ei ole nii? Aga vaim ja ihu jäävad alati üksteise vastu. Alati. Ja kahtlused on sellised asjad, mis on sinu, on nõrga vaimu tunnus, on kahtlus. Ja. Ja siis, kui midagi on. Ma pean just rääkima ühte lugu. Jan tuleb koju reedel, oli nädal aega Muhus ja mul on arvut veel lahti ja läheb sinna tuppa, ütleb, et Tiina, vaata, mis su arvutis, vaata, mis see kiri seal on. Ja ma korraks, blue screen ei olnud, see on kõige hullem asi, siis on nagu kõik ühel pool ühesõnaga. Aga põhiline taoline asi oli seal arvuti ees. Ja kõige hullem, mitte see, et tööasjad ja okei. Aga kõige hullem oli see, et mul oli jutlus valmis kirjutatud. Ja nüüd, laupäeva õhtul, ei, see oli reede õhtul. Ja nüüd, kui see arvuti ei lähe tööle, mis saab? See oli nagu kõige hullem asi. Ja Jan teeb seal midagi ja ikka, ja ma kätlin ka ja ütleb, mis on ja ma täiesti, ma ei tea. Ja ma läksin sinna, ütlesin, Jeesuse nimel hakkad tööle. Jan ütles, väga hea, nüüd võid siit ära minna. Ja läks võib-olla 5 minutit, ütles, Tiina, tule panema nüüd passport siin sisse, nii edasi. Esimene asi oli, ma saadan sulle selle jutluse ära. Mina ei tea, kas seal midagi muud toimub, aga peaasi, et ma selle jutluse saaks ära saata. Ja? See oli kõige olulisem, mis peapäevaks on vaja. See võtab aega, see jutlus ette valmistamine. See ei ole lihtsalt, et tund aega valmis. Ja see oli kõige olulisem. Aga see oli üks huvitav asi, mis tuleb sinu vaimust üles. Ja ma mäletan 10 aastat tagasi, ma arvan, et see oli... Ma tõusin üles laupäeva hommikul ja ma ei tea, kui keegi teeb kõrvavalu. Kui sul ei ole ammu olnud kõrvavalu, kui sa ei ole kokku sellega puutunud, sa ei saa aru, mis asi see on. Nagu miskit on kohutav valu, aga sa ei saa aru. See nohu ja köha ja palavik ja nii edasi. Ja ma läksin EMO-sse. Ja öeldi, 2-poolne keskkorrapõletik, antibiootikumid ja nii edasi. Ja ma läksin siis koju ja olin seal kuidagi pikali voodis tõenäoliselt. Ja mulle meenus õhtul kell 8. Ma olin isegi kordagi palvetanud. See näitab, et sul on nõrk vaim, sorry. See on nii. Ma räägin ise endast praegu. Ja õnneks, et see oli mingi aeg tagasi juba. Aga see näitab, et sul on nõrk vaim. Kui sul tulevad rünnakud, ükskõik millised, ja kui sul isegi ei meenu seista vastu, siis sul on nõrk vaim. Sul ei ole seda küpsust. Amen. Piibel ütleb, et võitle head usuvõitlust. 1. Timoteuse 6.12. 1. Timoteuse 6.12. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, selleks oled kutsutud ja oled tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate eest. Aamen. Usk on meie vaimse elu alustalasid. Kas ei ole nii? Ilma usuta sind justkui nagu vist, ma ei saa nii öelda, et siin nagu vaimselt justkui nagu ei ole, aga Jumal ütleb, et ilma usuta on võimatu olla talle meelepärane. See, kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas. Ja usk on üks kõige olulisemaid asju. Me ei saa mitte midagi kätte siin vaimses elus ilma usuta. Usu kaudu tulevad need asjad esile vaimsest maailmast füüsilisse maailma. Usu kaudu. Nüüd ta ütleb, et võitle head usuvõitlust. Kuidas sa võitled head usuvõitlust? Kas sa oled käinud võistlustel? Liili on käsi püsti. 1, 2, 3, 4, 5. No jälle pooled. Mulle meeldib. Võistlusel oled käinud.
nagu närv on sees, kui lähed, jah? Liilian, sul ei ole enam. Ikka on, mõtle. Liilian jookseb, ma ei tea, aastas 10 maratoni, ikka on närv sees. Täis pikka maratoni. Sul on ikkagist mingi närv sees, on ju? Kui sa lähed sinna võistlusele, pauk käib ja hakkad seal ujuma või mis iganes tegema. Sul on nagu närv sees, on ju? Aga kui sul on ettevalmistus olnud hea, kui sa oled teinud korralikult trenni või kooli olümpiaadidel või isegi lähed kontrolltööd tegema või mingit suurt arvestust või eksamile, sul on ikka närv sees. Aga kui ettevalmistus on olnud hea, kui sa oled võtnud aega ja sellega tegelenud, oled treeninud ja nii edasi, siis kuidas sa siis lähed võistlusele? No närv on sees, ma olen nõus, aga ikkagi, kuidas sa lähed? Sa lähed teistmoodi kui see, kui sa võib-olla pole üldse mitte midagi teinud. Ma mäletan, kui ma jooksin poolmaratoni üks kord elus, ma arvan, et see oli esimene viimane kord, tehtud ta sai, siis ma läksin ennem seda, Jan jooksis poolmaratoni, kui ta oli 53. 51 oli aeg, kus ta ostis teinud esimesed tossud elus. Aga mina, kes olin justkui sündinud tossud jalas, jah, terve elu päris palju tegelikult trenni teinud, mõtlesin, et 21 kilti, ma pean ennem vähemalt ikka mingisugune 18 kilti ära tegema. No ma ei tea, ma ei ole võimeline, ma selle ära teen. Ja siis, kui ma selle 18 kilti jooksin lihtsalt trenni kraames ära ja olin koju jõudes peaaegu pool surnud, ma mõtlesin, Jan, oled sa kindel, et sa jooksed ära? Jan, absoluutselt, muidugi, absoluutselt. Päriselt, jah, nii on. Mõistad? Ja see päev, kui me läksime ja me jooksime, mul tekkis mingisugune punkt, mitte Jannil, kus ma tõesti mõtlesin, et vaatasin, pulss on ikka kogu aeg seal punases, et ma ei tea, Jan ütles kogu aeg, lähme. Siis see oli mulle hea, et ma olin selle proovi ringi teinud ära, sest ma teadsin, et ma jõuan selle ära teha. Ma teadsin seda. Kui ma ei oleks seda teinud, ma pole kindel olnud. Ehk siis see ettevalmistus oli siiski hea. Ja nüüd ta ütleb, võitle head usuvõistlust. Mitte lihtsalt usuvõitlust, vaid head usuvõitlust. See tähendab see, et ole ettevalmistatud. Ole ettevalmistatud. Täida oma vaimu, tee oma vaim tugevaks. Kõige tugevam asi sinus üldse, mitte sinu hing, mitte sinu ihu, vaid sinu vaim. Ja? Et sa suudaksid üldse head usuvõitlust võita. Tänu Jumalale, me oleme kristlased, me oleme Jumala lapsed ja meil on Jumala arm meie elus. Ma ei kujuta ette, kui seda ei oleks. Kui ei oleks Jumala armu meie elus, mis meid kannab läbi, isegi kui me oleme vaimselt nõrgad, isegi kui sa ei ole ettevalmistust teinud, isegi kui justkui sina oled mööda pannud, tänu Jumalale, Jumala armu eest. Amen. Ta kannab meid läbi, aga meil on oma osa teha. Nagu Jan rääkis, meil on oma osa teha. Ja mis on see sinu osa? See hakkab sellest pihta, et sa hakkad Jumala sõna lugema. See hakkab sellest pihta, et sa võtad aega Jumala osaduses, sa võtad aega palveks. Kuulasin ühte jutlust ja ma tean, pastorid minu arust rääkisid seda, kas eelmine või ülemine kord, kui nad USAst tulid, et kuidagi, ja see oli jutlustajate sees, kuidagi tõusis üles, et kui palju nad päevas loevad piiblit või on palves. Ja see oli mingisugune, või palvetavad. Ja see oli umbes nii, et seda nad iga päev ei teegi. See oli mingi väga väike protsent. Ja Eestis, ma kuulsin, üks uuring viidi läbi vist juba 15 aastat nagu usklike seas. Seal tuli välja, et pooled mitte kunagi ise piiblit ei loe. 38% loevad iga päev või palvetavad 2 minutit. Ja 7% loevad, palvetavad iga päev vähemalt vist 20 minutit. Kui sa iga päev treenid 2 minutit, no kui hea sa oled? Kui hästi sa seal võistlusringis paned? 2 minutit. Paned suusad saad sisse ja siis on kõik. Koju minek. Trenn tänaseks tehtud. Lähen sinna spordisaali kohale, registreerin kaardi ära, lähen teistpidi koju. 2 minta tehtud tänaseks. Kui heaks sa saad? Vaata, me naerama, on ja ma ise ka pean naerma, aga tegelikult need on väga tõsised asjad, sest see on põhjus, miks kristlased on nii nõrgad üle maailma. Jumal ei ole muutunud. Jumala sõna ei ole muutunud, aga kristlased on muutunud nõrgemaks. Miks? Sest nende vaim on nõrk. Sest neil ei ole isiklikku aega Jumalaga, nad ei loe piisavalt sõna, nad ei loe üldse võib-olla sõna, nad ei juuri Jumala sõna ja nad ei palveta. Ja siis mille alusel sa uuendad oma meeli? Ma räägin, mille alusel. See, mis siit tuleb, see, mis siit tuleb ja see, mis siit tuleb. See on sinu meelte uuendus. Ja see on põhjus, miks kristlased on nii nõrgad. See potentsiaal on sul olemas. Aga kuna sa ei ole mitte midagi sellega teinud, siis see hetk,
kui sa pead võitlema head usuvõitlust, sa saad lüüa. Sest kurat on sel juhul tugevam, kuigi tal ei ole mitte mingisugust väge või sõjavarustust või midagi muud, et sind võita. Ta võidab su, sest sina oled nõrk ja sinu kodutöö on tegemata. Ja see on põhjus. Ja see hea usuvõitluse paralleelkirja koht on 1. Korintlase 9. Ja me lähme, keerame sinna. 1. Korintlase 9, 24 ja nii, 24, 27. Pastor on öelnud meile, et need vahepealkirjad, et need võiks maha joonida, maha tõmmata, et need on tõlkida pandud. Aga vaata, siin ütleb minu piibli see vahepealkiri, et võit nõuab pingutust. Ma teeks selle kas või trükitähtedega. Mulle meeldib see. Võit nõuab pingutust. Ja Paulus ütleb, eks te tea, et need, kes võidu jooksevad küll kõik, aga võiduanni saab üks. Jookse nõnda, et teie selle saate, aga iga võidujooksja on kasin, ennast valitsev. Vaata vana eesti sõna. See tähendab ennast valitsev. See, kes jookseb, valitseb ennast kõigis asjus. Nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatut pärga. Sellepärast ma jookse nagu pimedast peast, ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult peksab, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ta muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatavaks. Sa talitsed oma ihu ja teed selle orjaks. Ja see peaks olema see, mis on meie elus. Aga kas sa tead seda? See nõuab pingutust. Tead, ma tahaks joosta sama kiirelt kui Liilian. Ta jookseb must vähemalt poole kiiremini. Täna ma jooksen midagi hetkel. Aga Liilian põhimõtteliselt jookseb must vähemalt poole kiiremini. Ma tahaks joosta nii kiirelt nagu Liilian. Ma tahaks mängida nii hästi gitarri või klaverit nagu Sander. Ma olen käinud, ma oskan akordionit veits. Ma olen õppinud veits klaverit, ma olen õppinud veits gitarri. Ma tahan palves olla nii nagu Malle. Voolab palves. Liilian, kui palju sa treenid? Kas mina olen nõus olnud elus nii palju treenima kui Liilian? Ei ole. Sander on väga palju harjutanud pille. Kas mina olen olnud elus nõus nii palju harjutama? Kas mina olen nõus tõusma iga kuu pool kuus ja palvetama Jumala ees? Iga kord, kui ma loen Kenneth Hageni raamatuid, siis ma mõtlen, vau, milline Jumala ligiolu. 7 korda vähemalt talle Jeesus ilmus. Aga kui ma loen, siis ma näen alati sealt ühte asja, iga päev tunde palves Jumala sõnas paastudes. Kuulasin hiljuti ühte jutlust, kus tal oli terve päev, oli seminar. Ja tal oli üks asi, mis tal ei andnud rahu. Ja ta läks hotelli ja ta hakkas paastuma. Kui ta on terve päev jutlustanud. Kas mina olen nõus seda tegema? Hiljuti üks küsimus mu käest, et kuule, seal tuli mingi ärijuhtimisest ja üldse nagu finantsjuhtimisest küsimus, et kirjuta mulle seda lühidalt meili, et miks nii ja et see just, mis sa mulle praegu rääkisid, et miks sina või et miks see nii on või miks see nii ei ole või nii edasi. Ma õppisin 5 aastat seda ülikoolis, 2 aastat magistrit, ma olen 25 aastat töötanud selle peal, ma ei saa sulle seda lühidalt kirjutada. Mõistad? Seal on natukene pingutust olnud võib-olla. Mitte kuidagi rääkida, ennast upitada. Aga mõistad, et see, kus keegi on või sa vaatad, seal on olnud väike pingutus. Kui Janniga saime tuttavaks, siis Jan magas öösel 4 tundi, sest ta töötas. Ta ei tundnud muidugi veel Jumalat nii hästi. Täna ta juba magab 8, sest ta tunneb Jumalat. Amen. Aga ta töötas. Ja kui keegi ütleb, et tal on tulnud see lihtsalt, siis ma ütlen, et ei ole. See on nõudnud pingutust. Ja kui sina tahad olla vaimselt tugev, võidelda head usuvõitlust, siis sa pead pingutama. Ma ei taha öelda, et me peame rassima nagu hullumeelsed või midagi sellist. Ei, aga sa pead pingutama, olema sõnas, olema Jumalaga osaduses. Sest kust kohast tuleb sinu meele uuendus? Kust kohast tuleb see, et seista? Kust kohast? Kust?
mitte milleskist tuleb mitte midagi. Jah, absoluutselt see on niimoodi. Ja me peaksime olema, et mõni mõtleb, et vau, ma olen käinud. Ma ei tea, Kaili, kaua sa oled kogudes käinud? Väga hea vastus. Kaua? Ma olen käinud, ma sain päästetud, ma olin 15. Jah? Kaua? Ma peaksin olema täna juba hoopis mujal. Ma tean seda. Peaksin saama ainult ja ainult tahket rooga. Ei ole nii. Ei ole nii. Sest ma ei ole piisavalt pingutanud. Ja vahepeal ma olen täiesti laisaks lastnud, täiesti. Päriselt, piiblit olen võtnud 3 kord nädalas. Aga nii ei tohiks olla. Nii ei tohiks olla. Aga see ei loe, mis me oleme teinud. Amen. Ja see ei loe, kus me oleme mööda pannud, sest meil on võimalus muuta täna ja teha otsus, et ma teen kõik selleks, et ma oleksin vaimselt tugev. Amen. Ja see on oluline. Võib-olla sa oled tähele pannud, võib-olla sa olid kunagi palju tugevam, kui sa oled täna füüsilises. Kas ei ole nii? Võib-olla vanasti sa mõtled, ma ei tea, mis ma kõik. Ma mäletan kartulipõllul, mingi 30 kilo kotti pole mingi probleem mul tõsta. See oli nali. Nüüd 10 kilo juba kael pikaks, vaata. Võimalik, et sa oled olnud tugevam. Me teame seda, me lugesime. Ihu lausa kõduneb. Ja nimetame siiski, et ta vananeb. Piibel ütleb seda, on ju? Ja sa oled võib-olla olnud kunagi vaimsetes asjades palju tugevam. Piibel räägib sellest esimesest armastusest ja palju tulisem võib-olla, kui sa oled täna. Sul on võimalus see võtta ülesse. Amen. Ja öelda, et ma tahan olla tugev ja ma tahan seda teha. Sest kui me mõtleme 90-ndat, see oli siis, kui ma sain päästetud, kirikud, suured kirikud Tallinnas, Oleviste näiteks, oli puupüsti rahvast täis, rahvast sisse ei mahtunud, see oli puupüsti rahvast täis. Kui sa mõtled see ärkamine aeg 90-ndatel, kõik need, ma isegi ei tea statistikat, ma mõtlen need tuhanded inimesed, kes said päästetud, mis neil sellest täna on? Kurb, on ju? See ärkamisaeg, nad said päästetud, nad tulid tõe tundmisele, tegid päästepalve. Meie enda kogudus, meil on 100 inimesi läbi käinud. Mis nad on sellega teinud? Usus seismine tähendab, sa seisad nii kaua, kuni sa jääd. Ja see vahepealne aeg ei ole maha visatud. See vahepealne aeg ei ole kuidagi lörtsi läinud aeg. Mis ei ole käega löömine. Ei, sa seisad nii kaua. Läheb aasta, läheb 5, läheb 10. Iganes sul on vaja läbimurret, sa võitled head usuvõitlust ja sa saad selle kätte. Nii kaua seisad, kaua ma pean. Nagu ma ütlesin Janile ühes asjas eelmine kord ka, et ma olen juba sinna nii palju andnud. Jan küsib palju. No ma hakkasin talle lugema kohe ette palju. Jan ütleb, aga kes otsustab, et palju? Sina otsustad, et palju. Piibel ütleb, tehke head nii kaua, kui on aega. Ja te saate lõikama võib-olla. Ei, te saate lõikama omal ajal. Amen. Me saame, kui me jääme püsima, kui me seisame sellel tõel, mis on meie sees ja teeme seda tugevamaks. Kenneth Hagin ütleb lõpus, oma teenistuse lõpus, et kui ta algas teenistus, siis tal on täna, siis oma teenistuse lõpus, tal on täna lihtsam uskuda $1 miljon, kui tol ajal $5. Miks? Kasv. Meeletu vaimne kasv, mis ta oma elus oli. Joel Siegel ütles, et see on üks karismaatilisemaid usuliikusi üldse. On Kenneth Hagini liikumine, mida meie nagu saame suht ligi kogeda ja osa saada. Minu arust on tänapäeval tulnud üks uus spordiala juurde. Saksa keeles on sellele parem nimi, aga ma ei ütle, mõned siin saavad saksa keelest aru. Aga mina nimetaksin seda spordiala pehmoks. Ei julge enda ees seista. Peaasi, mitte mingeid konflikte. Ja vastutust, ei, mis asi see on? Ei, no mitte mingil juhul. Nagu midagi ei saa hakkama. Ma ei viitsi, ma ei taha, mõtlen midagi uut. Emotsionaalselt ülinõrk. Ma ei saa, ma ei oska, ma ei taha. Ma teen midagi muud. Teate seda? Olete tähele pannud? Ma ei räägi noortest. Täiskasvanud inimesed, kes ei võta vastutust. Need on nõrgad.
loobumine. Kas sa tead, et vaimne inimene ei loobu? Ei loobu. Ei loobu. Kukud tõused, ei loobu. Küsid Jumala käest, mis ma teen valesti. Ammutad Jumala käest tarkust ja ei loobu. Loobumine ei ole optsioon. Ei ole. Lihtsalt ei ole üldse olemaski. Ei eksisteeri. Ei ole olemas sellist asja, et ma lihtsalt loobun. Aga milles me tunneme selle vaimse küpsuse? Kui palju Kristus paistab välja minu elus? Kas ei ole nii? Selle järgi sa tunned ära, kui küps keegi on. Mis ta räägib? Mis ta ainuüksi, mida inimene räägib? Sa saad aru kohe, kus ta on või ei ole. Keegi julge keegi midagi öelda järgmine kord. Aga sa mõistad, mis ma sellega öelda tahan, jah? Et sa saad aru sellest. See tuleb kohe välja. Kohe nagu midagi juhtub. Hakkab mingi õudne paanika jutt pihta. Hakkab pihta. Jeesuse nimel ma ütlen sulle. Mida tegi Jeesus kõrbes? Kirjutatud on. Me oleme saanud väga head õpetust. Meil on kõik need kirjakohad peas. Me peame kasutama seda. Ja see näitab Kristus, kas ta paistab välja või ta ei paista välja. See näitab su vaimset küpsust. Teoloog, isegi nagu, see võib olla professor, kes õpetab justkui usust. See on ise päästmatu. Me ei saa ajaga seda vaimset küpsust. Me ei saa, et kui keegi on 30 aastat, siis ta on vaimne küpsus, kõik. Tegelikult seda ka ei saa täiskasvanuna. Küll pannakse välja, et ta on täiskasvanu, aga ta on kaugel sellest võib-olla, et ta on täiskasvanu. Ja me teame seda kõik. Seegi 50 aastane ei pruugi olla täiskasvanu. Sest ta ei võta vastutust oma elus. Ta ei ole täiskasvanud. Vaimulik küpsus on vaimus tugevus ja stabiilsus. Tugevus ja stabiilne. Pidev. Sa võid kukkuda. See ei ole küsimus. Kui sa kukud, tõuseb püsti. Klopid lume ära ja lähed edasi. Kõik okei. Keith Moore just rääkis, et ta kukkus kodus öösel treppidest. Niimoodi, et ta ei saanud isegi üks pühapäev, ta ei läinud kogudusse. Ja mõtlesin, vau, Keith Moore, jah, kukkus. Kõik terve, kõik hästi. Võimalik, et sa kukud. Võimalik, isegi teatud kaliibriga inimesed või vaimse kaliibriga, ma mõtlen. Mis siis? Tõuseb püsti, lähed edasi. Amen, stabiilne. Liha on risti löödud. See on üks meie kõige suurem probleem on meie liha. Sellepärast ma oleks tahtnud uut liha. Isegi täna võib-olla tahaks uut liha. Ei anta. Pean sellega vaeva nägema. Hullult pean vaeva nägema. Kui ma olin selline noor, ma tegin hästi palju nagu trenni, aga selle trenniga käis minul kaasas üks dieet. Iga päev oli üks dieet. Ma mõtlesin, mina olen terve elu dieedil. Ja siis mul tuli ilmutus. Kui ma saan 60, see tundus mulle selline vanus, kui põhimõtteliselt on kohe ühel pool. Siis ma võin süüa, mis tahan. Trennima kindlasti enam minema ei pea ja üleüldse elu on lill. Jah, siis ma mõtlesin nii. Ja ma olen aru saanud, et ma absoluutselt eksisin selles. Vaata, vaimses elus ei saabu pensionipõlve. Ei saabu. Me peame kuni lõpuni. Ja mida paremini sa pead vastu, on see, mida tugevam on sinu vaim. Amen. Ja mida rohkem ja paremini sina talitsed oma liha. Jah, trenn on hea, aga seal diivanil istuda ja seda suhkrujooki juua, miks mitte? Ma arvan, palju parem. Tegelikult pead trenni minema, aga liha ei taha. Liha ja vaim üksteise vastu. Jäta see meelde, kui täna midagi muud meelde ei jää, siis jäta see meelde. Liha ja vaim on üksteise vastu. Ja kes valitseb sinu elus on see, kes on tugevam. Jah? Nii et liha ei taha neid asju. Liha ei taha kogudusse tulla. Pealegi on lumi õues. Mõtle. Ei me lähe, Seal on nii palju asju, vaata rumal on see, kes vabandust ei leia. Mulle meeldib see lause päriselt ka, sest sa võid igale asjale leida vabanduse, miks mitte teha, miks mitte arendada ennast, miks mitte õppida midagi muud, isegi kui sa oled teatud eas juba. Miks mitte, sest seal on mingi vabandus, mida teha. Küsisin ükskord isa käest, et sa peaksid ikka natuke rohkem liikuma. Õues on talv, Liina. Mina olen oma elus väga palju talvel õues olnud. Punkt. Nali, aga tegelikult see ei ole nali ja tegelikult inimesed mõtlevad niimoodi. See on see, mõistad, see on vabandus. Miks mitte liikuda, miks mitte teha midagi? Sa tead, mis sa pead tegema. Sul on see, sa tead oma vaimus seda. Ja? Ja üks asi veel, mis näitab vaimulikku küpsust, on nimelt vastutuse võtmine. Et sa vastutuse võtmine, et sa võtad vastutust.
et mitte see, et see on ja see oli süüdi ja pastor on selline ja see on selline ja see on too ja see sellepärast ja mul ei ole aega, ma käin tööl, mõistad, 40 tundi nädalas ma käin tööl. Jah, mul ei ole aega Jumala sõnas olla. See on vastutuse mittevõtmine, see on vabanduse otsimine. Aga kui palju see ekraan on lahti? Mul tuleb iga nädal see raport. Ja siis, kui ma vaatan, juba üle 2 tunni, siis ma kohe tahan teada, palju ma olen jutlusi kuulanud. Sest kui ekraan on lahti päevas 2 tundi ja sa ei ole jutlusi kuulanud, siis ära räägi mulle, et sul ei ole aega. See on maha visatud, see on raisatud aeg. Amen, amen. Peame tegelema sellega. See ei ole nii vastutust võtma. Võtame täna, kell on 6, jee. Võtame Galaatia 6. Galaatia 6. Kandke üksteise koormat ja nõnda te täidate Kristuse käsku. See on see vastutus, sa võtad kõigepealt vastutus iseenda eest ja siis sa võtad vastutus selle nõrgema eest. Ja see näitab sinu küpsust. Amen. Sa oled vastutust võtma iseenda eest ja kellelgi on vaja palvet, kellelgi on vaja juhtimist, kellelgi on vaja abi ja nüüd sa võtad vastutust selle teise inimese eest juba, kes võib-olla on nõrgem. Ja see näitab sinu vaimset küpsust. Amen. Ja meil on kõigil seda vaja. Meil on kõigil vaja arengut. Me ei ole mitte kunagi oma elu siin maa peal mingisugune, isegi kui sa oled pensionile, ei ole sinuga nagu tehtud. Kaugel sellest. Me sureme, nagu üks ütles, saapad jalas. Tuled just evangeeliumi kuulutamist, et aeg on täis ja lähed koju isa juurde. Seal ei ole seda pensionipõlve, seal ei ole see, et 60 iga päev see on see fiiritort ja elu on ilus. Ei, mõistad, sa võid nii mõelda, kui sa oled noor. Sest sul on kõrini sellest kõigest, sellest ihu sellest rassimisest ja mis sa teed. Ja sa võid nii mõelda, aga kui sa saad vanemaks, sa saad aru, et ja veel olulisem, kuna see ihu, mis see teeb, kõduneb, siis veel olulisem on, et sa hoiad teda rakkes ja et sa pead ta eest hoolt. Amen. Ja me saame tugevaks, kui me tugevdame oma vaimu, kui me loeme rohkem Jumala sõna, palvetame, veedame aega Jumalaga osaduses, siis meie areng vaimus on nähtav. See on nähtav sinu endale, see on nähtav teistele. Amen. Amen. Tänaseks lõpetame.